Selleks, et meie jäljesaade saaks ajada jälgi pärmitööstusest, tuleb tulla Salutagusele. Umbes sajand tagasi võttis toonane Salutaguse mõisnik kätte ja hakkas mõisas tootma pagaripärmi. Pärmi tehakse Salutagusel siiani. Katseklaasikestest elusa pärmikultuuriga, mis kaugelt mere tagant Kanadast emaettevõtte Lallemandi laborist Eestisse saabuvad, saab alguse kogu pärmi tootmise protsess. Me alustame sellest, et me siia kolbi valame toitainet, vedelikku, loksutame ja siis kanname sinna kolbi sisse. Mis sa nüüd teed? Nüüd me paneme selle kolbi inkubaatorisse ja siis mõnda aega ta siin seisab. Ja pungub või? Ja pungub, jah, sest siin on mõnus soe. Ja pärm tahab kasvada sellises 30-33, sellises vahemikus. Ühest katseklaasist saab tehases ligi 100-päevase kääritamise ehk fermentatsiooni lõpptulemusena 50 tonni pärmipiima. Osa sellest läheb pagaritele, suurem osa aga kuivatatakse tehases inaktiivseks kuivpärmiks, mille hulka kuulub ka gurmaanidele tuttav maitsepärm. Mis see kraam, see tume siin loksub? No see on keskkond, kus elab ja seal on sees veel neid aineid, mida pärm ei ole ära söönud, aga see pruun seda pruuni värvi annab melass. Ehk pärmi kasvatatakse, pärm saab suhkurt melassist. Melass sisaldab umbes 50% suhkurt, mida suhkrutootjad ei ole seal suhkrupeedist kätte saanud. Tal on muidugi ka lämmastikku vaja, tal on vaja ka vitamiine. Ja me anname kõike seda pärmile toiduks ja anname ka hapnikku. Ilma hapnikuta ta ei kasva. Ta küll elab, aga ta toodab alkoholi. Ja me ei taha, et ta toodaks alkoholi. Sellepärast me anname talle hästi palju hapnikku ja toitu anname täpselt nii palju, et ta ise kasvaks. Jah, et siit siis läheb sellest kolvist, läheb siia. Ahaa, see väike kolb läheb kõik siia sisse. Ja siin on jälle melass, et kui rääkida natuke teadusest, siis seda nimetatakse batch, mitte süsteemiks, aga kõik toitained pannakse kohe sisse. Et siia me midagi vahepeal ei lisa. Kärituse jooksul me võtame proove, vaatame, kuidas pärm kasvab. Et päris ilma kontrollita ei jäta, et vaatame, kuidas punguvad pärmid. 10 kuupmeetrit. Siis siin selle tünni sees käib vägev elu, kontrollitud tähendab. Sa võid küll süüa, aga mitte liiga palju. Sa võid küll juua, aga mitte liiga palju. Kõike mõõdukalt, selline fitness-protsess käib siin sees. Fermenterid, kus pärm kasvab, lähevad tootmisetappide kaupa järjest suuremaks. Kõige suuremad on 90 kuupmeetrised, kus tohutu mürasaatel valmib juba müügipärm. Siinpool on melassi jahutus. Enne kui me saadame melassi fermenterisse, me peame ikkagi jahutama. Me ei taha ära kõrvetada meie pärmi. Ja miks see melass siis nii soe on? Kuna miski ei ole steriilne meie elus, ka melass, seal on teatud mikroobid on sees ja meie tahame kasvatada ikka fermenterites pärmi, mitte seda, mis on melassis sees. Ja enne, kui me saadame melassi fermenterisse, me pastöriseerime ära, et ta oleks puhas. Et praegu me nägime neid fermenterid, mis on sellised, tsilindrilised ja kõrged ja klapid ja kõik need soojusvahetute liinid, aga kunagi kääritus käis sellistes fermenterites. Ja kunagi turul olev presspärm Salutaguse pärmitehaselt tuli sellistest fermenteritest. Pärmi kääritamine toimub hetkeni, kui juurdekasv on saavutanud ühtlase taseme. Siit edasi eraldatakse pärm kasvukeskkonnast ning valminud pärmipiim suundub valdavalt kuivatite osakonda. Siin on ettevalmistusala, kus tehakse piima ettevalmistus, pärmipiima ettevalmistus. Meil on olemas segamisnõu, kus me segame, teeme siis pastöriseerime piima, pärast pumbame siis toitunõusse, juba valmis pärmipiim, kui nimetame. Pärmipiim pastöriseeritakse ehk pärm tapetakse 70 kraadi juures.
Trommelkuivatid kuivatavad pärmi omakorda kõrgel temperatuuril, et pärmirakud hiljem mõnes sobivas keskkonnas uuesti ellu ei järkaks. Nõnda saadaksegi inaktiivne kuivpärm, mis saia kergitamiseks enam ei sobi, kuid mille kõik maitseomadused ja toitaineväärtused on siiski säilinud. Trumlide temperatuur on 176 kraadi, mis on väga kõrge. Et see sama piim, mis me juba tegime toitu nõus valmis, pumbatakse otse trumlide vahele, noad lõikavad seda kihti maha, siis see sama leht kukub teosse, liigub edasi ja jõuab sinna juba pakialasse. Igavesti mõnus ju. Te ise panete ka vahest natukene bioteie. Ikka vitamiinid. Ja taskusse ka natuke. Ma panen veel ühe lõuateie. Õige hea. Kuhu siis see läheb, see pärm või mida sellega siis lõpuks tehakse? Suurtes pakkides ja kottides ta läheb siit välja tehasest. Mis inimesed sellega peale hakkavad? No kasutusala on suur ja lai. Selles suhtes me kasutame või lõpptoodanguna ta inimtoidule läheb kui ka loomasöödaks. Et maitseained, lisandid, igasugused tabletid osa kasutavad. Et jah, kääritamised, veinitööstused, õlletööstused, pagaritööstus. Aitäh! Jah, oli tore.